tere, armas raamatusõber! Eesti rahva väiksusest hoolimata on eesti keeles murdeid suhteliselt palju ja murdevahed üsna tuntavad. Hiidlasel on raske aru saada võrukesest ja mulgil Virumaa randlasest. Ja nii olin mina emale väiksena laps ja Muhumaal elavale vanaemale olin ma munuke ja Mulgimaal olevale vanaemale olin ma latseke. Ja ilmselt seepärast on mulle armas ja omane murdes kirjutatud raamat. Ja üks nendest raamatutest on Luugere Juhani juhtumised. Selle raamatu on kirjutanud Triinu Laam ja pildid on raamatusse joonistanud Marja-Liisa Plats. Kirjanik tunnistab, et sellel raamatul on olemas ka prototüüp, aga mitte lihtsalt tavaline inimene, vaid hoopis anatoomiatunnis õppevahend skelett. Aga see skelett saab ühel päeval vanaks ja hakkab vaikselt lagunema. Ja nii saadetakse see õppevahend kaugele looduserüppe, metsa, memme, taadu ja lastelaste juurde. Seal saab see luugere enesele nimeks Juhani ja seal alles algab tal tõeline elu. Raamat oli ka Kultuurkapitali kirjanduspreemia nominent ja sellel aastal sai see raamat endale vahva kleebise Hea lasteraamat. Need kleebised annab välja Lastekaitse Liit kord aastas parimatele raamatutele. Ja selleks, et selline kleep saada, peab see raamat vastama päris paljudele tingimustele. Aga üks tingimus on see, et raamat ei sea ealisi piiranguid ja et raamat oleks huvitav nii lapsele kui vanemale. Ja nüüd kuulake ise. Juhan päästab küla pättide käest. Lavkaman kõneldi, et määnsegi päti liigusse ringi kaubikuga. Päivab kaesse verra, kost mida saa ja üüsse tulõva vargile, ütleb memmet tilkuvat vihmamantlit varna riputades ja poekotis teekonna komme, suitsukana koiba ja juubelisaia välja õngitsedes. Ühel päeval ongi kaks abetanud meest hoovi peal kaubikuga. Vaivad ringi ja püüavad sõbralikud välja näha, kui Taadu toa poolt tuleb. Meil juhtus siia võõrit arva, ütleb Taadu. Üts kord üts tull, tuud otsitas Siooniaani takan, lisab ta ja vaatab tähenduslikult sinnapoole, kus Juhan parajasti suvekööges päikest naudib. Juhan teeb oma parima, et õudne välja paista. Suurest pingutusest läheb tal lõug paigast ära ja kukub sülle. Võõrastel hakkab hirm. Nagu tellitud, tuleb hoovil mängivast raadiost õudusfilmi muusikat. Mehed ei julge isegi selga keerata, et kiiremini autosse saada. Kaame näoga taganevad nad kaubikusse ja sõidavad minema. Rohkem sealkandis neid enam ei nähta ja ka vargusi ei tule enam ette. Lõua sätib Taadu Juhanile külge tagasi. Ta märkab seda tehes ka paari logisevat hammast ja paneb sinna lapselaste meisterdamiskarbist valget plastiliini vahele. Toredat lugemiselamust nii väikestele kui suurtele.